proovime siis lahata järgmist lauset hindi keeles. Raju ke bachon ke kutte ka naam kya hai? See tähendab tõlkes, mis on Raju laste koera nimi. Kea tähendab siis selles kontekstis mis küsimust. Hakkame siis otsast pihta. Kuna see nimi on ainsana nimetavas, ütleme siis nimetavas, aga otseses käändes hindi keeles, siis sest me küsime, et mis on nimi, mitte mis on koer, vaid mis on nimi, mis on koera nimi. Võime öelda ka, et mis on koera nimi, aga see koera on täiend, ta ei ole lause alus, sest ta vastab küsimusele kelle, mitte kes. Kelle? Koera nimi. Aga nimi on see, mis ühildub selle abiverbi hoonaga, selles kontekstis siis he. Naam kya hai? Naam he. Mitte kutta he siin kontekstis, vaid naam he. Need on siis ühilduvad. Siin. Ja ülejäänud siis ainult täiendiks sellele, et kes see koer on, kelle nime küsitakse. Raju laste koera nimi. Et see e siin, kutte, see e ei ole mitte mitmuse lõpp, vaid obliikva käände lõpp. See kõik siin on obliikva käändes. Ja see ainsana siis, see on ainsana otseses käändes. Ma ei tea, kuidas seda eesti keelde paremini tõlkida. Inglise keeles on siis oblique case ja otsene käänne siis direct case. Jah, et kõik see siin on täiendina. Kõik see. Raju on samamoodi obliikva käändes lõpulised sõnad, meessas sõnad, nii mees kui naissas sõnad obliikva käändes ainsuses ei muutu. Raju jääb samaks, Raju. Ja see G siin ei käi mitte selle kohta, mitte Raju kohta, vaid bachon kohta. Raju laste, Raju ke bachon. Jah, et bacha on ainsuses, aga bachon on mitmuses lapsed. Obliikva käände lõpp on see. Bacha muutub bachon mitmuses obliikva käändes. Ja samamoodi see G ei käi mitte selle kohta siin, selle bache kohta, see siin oli. Aga see G käib siin selle kutta kohta, ehk siis siin kutte on see obliikva käände lõpp. Kuttast saab kutte. Ei ole samuti, et see ei ole mitmus, vaid see on ainsuse obliikva käände lõpp. Ainukene, mis muutub obliikva käändes on siis meessast A lõpulised sõnad. Et jah, et ütleme, on erand, on üks erand, aga ma ei too siia näiteid, et mis veel muutub. Aga et see G käib siis selle kutta kohta. G, kutte. See on obliikva käände.
käändes see postpositsioon on ka see G. Ta ei tähista seda mitmuses, et see siin on mitmuses, vaid et see on nagu algselt oleks K, kui see ei oleks obliikvakääne, see K. Aga ta on obliikvakääne ja sellepärast on ta G. K asemel on G. Ja näeme, et see loogika peab paika, sellepärast et see postpositsioon K käib samamoodi selle naam kohta. See on ainukene sõna, mis on otseses käändes ja seetõttu see K ei muutu G-ks. Nii nagu siin muutus see G-ks, sest see oli obliikvakäände. See sõna, see koer on obliikvakäändes. Siin ta ei ole obliikvakäändes, see naam. Nimi ei ole obliikvakäändes. Ning jah, see on ainsas postpositsioon. Et nii palju ma oskan seletada selle lause kohta.